Me elame ühiskonnas, kus järjest olulisemaks on muutumas edukus, aga kui paljud meist saavad öelda, et nad selle edukuse tagaajamisel ka piisavalt ööund magada saavad? Muide, IKEA Eesti ühe viimase uuringu põhjal selgus, et pooled inimesed tunnevad üles ärgates, et nad on endiselt väsinud. Minuga on siin IKEA Eesti sisekujundaja Eliise, kes oskab meile ilmselt öelda täpselt, mis on hea une saladus. Hubane magamistuba kindlasti algab õigetest värvidest, et valged, beežid, helerohelised, kõik neutraalsed värvid tegelikult aitavad meil magamistoas lõõgastuda. Mida erksam on magamistuba, seda raskem on meil tegelikult magama jääda. Hea nipp on kindlasti see, et hommikut alustada voodi tegemisega ja hoida üldiselt magamistuba korras. Unenõustaja Kene Vernik on öelnud, et magamistuba peaks olema meie jaoks püha paik, mis tähendab seda, et tegelikult me ei peaks vaatama magamistoas televiisorit ja ka nutiseadme võiks jätta näiteks elutuppa. Mis võiks olla meie jaoks see motivatsioon, et tõesti magamistoas ainult magada? Mida vähem me enne uinumist tegelikult vaatame nutiseadmeid, televiisorit, seriaale, siis seda rahulikum meie uni on. Et kui meie nutiaeg lõppeb elutoas, siis magamistuba ongi koht, kus tegelikult ainult lõõgastuda. Aga Tuuli, kas sina tegelikult tead, kuidas õiget madratsit valida? Kui sa niimoodi küsid, siis ma päris sellist ühte kindlat vastust ilmselt ei julgegi anda. Ma ühe korra olen pidanud madratsit ostma ja siis ma lähtusin lihtsalt sellest, et oleks mõnus katsuda ja et mulle meeldiks madrats. Mida päriselt arvestama peaks, Eliise? Tegelikult uneuuringus selgus, et iga 10 Eesti inimene ütleb, et madrats on just põhjus, miks tema ei saa hästi magada. Õige madrats tegelikult koosneb 3 kihist. Madrats, madratsi kate ja madratsi kaitse siin peal. Hea oleks madratsit vahetada iga 8–10 aastaga, kuna tegelikult sinna koguneb tolm ja tolmulestad. IKEAs on lai valik madratseid lihtsamatest madratsitest kuni siis kõrge kvaliteediga madratsiteni välja. Madratseid on ju erinevat tüüpi, on pehmemaid, jäigemaid, mille järgi ma otsustan, milline on just minu jaoks õige. Tegelikult tuleb alati proovida, et viska pikali. Et kindlasti tasub madratsit proovida ka külili, olenevalt sellest, kuidas sa öösiti oled harjunud magama. Sobiv madrats olemas, aga sellest üksi ju ei piisa, meil on vaja ka tekki. Uneuuringus selgus tegelikult, et iga 3. eestlane ütles, et temperatuur on just põhjuseks, miks ta ei suuda uinuda ja iga 5 tõi välja, et selleks on tekk või padi. Hea tekk on kindlasti valmistatud hingavast materjalist ja selleks, et otsustada, tuleks tegelikult tekki katsuda, vaadata selle kaalu ja vormi. Kui aga vaadata selle sügise voodiriiete moodi, siis domineerivad rahulikud, sumedad ja sügavad toonid. Aga Tuuli, tule siis valime sulle õige padja. Kindlasti väga oluline padja valimisel on see, et kuidas sa oled harjunud öösiti magama. Et kui sa oled harjunud magama selja peal või külje peal, siis kindlasti kõrgem padja oleks parem. Kui aga sa oled harjunud magama kõhuli, siis madalam padja on õige valik sinu jaoks. Kindlasti tasuks proovida ergonoomilist patja, sest see võtab just sinu pea ja kaela kuju. Ja neile, kellele meeldib alati külm padja, on meil olemas ka padjakate, mis muudab padja pealtpoolt külmaks. Tuuli, aeg on ärgata. No kui just peab. Ma olen välja valinud endale padja, teki, madratsi. Olgem aus, see on tegelikult päris kallis lõbu, kõik need asjad kokku, kas pole? See tegelikult ei ole üldse nii. IKEA pakub laia valikut madratseid, tekke ja patju ja seda kõike väga taskukohase hinnaga. Kvaliteetsesse unne tasub investeerida, sest puhanud vaim tagab ka parema tuju.